Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on 28. juuni aastal 2021. Digitund on teiega, et rääkida järgmine tunnikel või natuke vähem sellest, mis on tehnoloogia maailmas meie südasuvisel ajal uut. Ja teiega räägivad juttu täna Hans Lõugas, Henrik Roonemaa ja Meelis Väljamäe Euronixist. Ja mis on meil uudist? Meie jaanipäeva tähistas Microsoft niimoodi, et kuulutas välja, et tulemus on Windows 11 ja võtame Windowsi uue versiooni ette iga nurga alt ja arutame, miks seda on vaja, mis seal uut on ja millal ta ikkagi tuleb. Siis me teeme kiire põike Lätisse, kus selgub, et Läti riik on kõvasti arendamas e-õpet, ostab arvuteid ja seadmeid ja arendab digitaalset õpet ja nii edasi. Vaatame, kas meil on need asjad juba tehtud või oleme leidnud järjekordse koha, kus me saame öelda, et meie Balti naabrid on meist ette minemas. Ikkagi põhiline teema on see, et kas ühendada kõik asjad internetti või mitte ja mõned väliste kõvaketaste omanikud said sel viimasel nädalal kinnitust, et ei tasu kõike internetti ühendada, sest et kõvaketastel kustusid materjalid ära. Viimasel ajal on kerkinud jututeemaks see, et kas internetiteenuste ja üldse igasugu seadmete ostmine ja kasutamine on hirmus loodusvaenulik või mitte. Sellest on numbreid välja tulnud ja me vaatame neile otsa ja ma arvan, mõningaid muid teemasid leiab tänasest saatest veel. Digitund siis võtab kohe algatuseks ette selle, et Windows 10. Kas te mäletate ka minuga samamoodi, et Windows 10 pidi olema kõige viimane Windows, mis üldse välja tuleb? Kui 10 on käes, siis on sellised, kuidas öelda, järk-järgulised väikesed tarkvara uuendused, aga uut numbrit nagu ei tule. Või on see minu fantaasia, see mälestus? Sellest tehti jah, nagu pandi see suure kelle külge, et keegi ütles, et see on viimane Windows, aga siin viimastel aastatel on järjest rohkem nagu väidetud seda, et tegelikult pole ametlikult keegi öelnud, et mingis nagu Microsofti insener kuskil foorumis seda nagu ütles, aga ametlik mingid pressiteated sel teemal pole kunagi välja antud ja üheski ametlikus vestluses pole ka seda. Seal vist oli mingisugune selline teema, et see jutt hakkas nagu levima ja ta sai levida väga põhjalikult sellepärast, et Microsoft pigem nagu ei lükanud seda ümber. Et Microsoft ise otseselt ei ole seda kunagi väitnud, aga ta ei ole ka kunagi neid väiteid ümber lükanud ja mis aastal tuli Windows 10 välja, ütleb keegi peast? 5-6 aastat tagasi? Hans kohe kuulete klõbistamist, siis see tähendab, et Hans guugeldab. 2014 septembris kuulutati, et tuleb. 2014 septembris, 2015 siis hakkas nagu tarne pihta. No võt jah, siis ma panin enam-vähem täppi. Et ma ei välista, et tol ajal see võiski paista sellise nagu ajaloo lõpuna, eks selle Fukuyamaliku käiguna, et kõik on muutunud. Tarkvara lähebki selliseks nagu pidevalt, vaikselt uuenevaks teenuse põhiseks asjaks on ju võib-olla lausa kuumaksu põhiseks. Ja ma ütlen, kes teab, mis versiooni Gmailist ta kasutab? Või isegi ma arvaks, et mis... Ma mäletan, aastaid oli Gmail, oli beetas, ma mäletan. Enam ei ole igatahes. Ja või et kes teab, ma ei tea, mis versiooniga, võib-olla isegi iOS-ist, sellest me võime rääkida, aga et Chrome'i brauserist näiteks, ma ei tea, mis nad on praegu 89 või 91 või see ei oma nagu mitte mingit tähtsust on ju, et iga paari nädala tagant ta uueneb ja ma ei välista, et Microsoft võiski seda niimoodi mõelda. Aga seda enam on see Windows 11 ilmumine ju praegu nagu väga huvitav käik, sest kui me hakkame, vaatame, ilmselt järgmises lõigus jõuame võib-olla sinna sisusse, et oleme praegu nagu vormi juures, et miks nad selle üldse niimoodi tegid. Siis nii palju, kui sellest ametlikult või avalikult teada on, siis paistab ta ju ikkagi pigem nagu Windows 10 selline, ma arvan, jupiti tore edasiarendus. Sest eelmised Windowsid, mis on tulnud, et seal ikkagi igal Windowsi versioonil on nagu väga põhimõttelisi muutusi katsutud sisse tuua. Kui tuli 95 on ja siis kui tuli 98, ME seal vahel oli imelik, aga kõik need head Windowsi versioonid, ehk siis üle ühe, on nagu ikkagi väga suure mingi muutuse toonud. Ja see ei ole. Ta on ilusam Windows 10, ütleks ma praegu. Aga miks see selline asi, miks neil üldse siis järsku oli vaja nagu hüpata sealt 10 pealt 11 peale, kas keegi oskaks mulle seletada?
mulle tundub see niimoodi, ma hüppan vahele, et nad on piisavalt suured muutused, et nagu imelik oleks, kui Windows 10 ühel hetkel näeks teistsugune välja. Et me räägime sellest, et startmenü on teises kohas, et nupud on teises kohas, et mis mõttes mu Windows 10 lihtsalt muutunud. Piisavalt suur kosmeetiline muutus, et ta tuleb ümber nimetada, et sa teed vahe sisse. Ja teiseks, millest me jõuame ka rääkida, on see, et riistvaralised nõuded on muutunud, et Windows 10 oli hästi laiapõhjaline, mis töötas umbes kõikidel PC-del, aga Windows 11 on nõudlikum. Et võib-olla nad siis selle põhrast on ka see numeratsiooni muutus. Meelis, sa tahtsid midagi öelda? Jah, et ma mõtlesingi, et ma sinna vahele kahtlen, et kas see muudatus on tegelikult piisavalt suur, et me tegelikult ei tea, sest et me praegu oleme näinud ainult seda esimest välimust, kuna ka samamoodi nagu Windows 10 ilmselt 11 hakkab see välimus ju iga uuendusega, mis nüüd hakkab korra aastas olema järjest muutuma, aga tegelikult see, mis, kuna Windows 11 tuleb välja tegelikult pigem aasta lõpus või aasta alguses kuskil seal poole aasta pärast, ütleme nii, siis kapoti all jõuab nii mõndagi veel muutuda, et me oleme näinud seda, milline see kasutajaliides välja hakkab nägema, aga tegelikult ju Windows 10 põhiliseks hädaks on ka see, et siis hästi palju on veel nagu vanadest Windowsitest jäänud sellist igandlikke asju kuskil nurga taha peitu, eks, mida võiks nagu ühtlustada ja muuta. Ja selles esimeses lekkinud beetas ja ilmselt siis ka selles järgmisel nädalal välja tulevas ametlikus beetas, mida kõik proovid saavad, kes julgevad ja mida ma kavatsen teha, selles ilmselt on neid vanu asju veel päris palju sees. Et tegelikult selleks ajaks, kui see ametlikult nagu poodidesse jõuab see Windows 10 uute arvutite peale 11, siis ilmselt on seal vähenenud neid nii-öelda selliseid, ma ei tea, topeltkontrollpaneele ja muid asju, mida võiks nagu moderniseerida ja ära jätta. Teine probleem selle juures, miks seda võib-olla niisama kiiresti tehta, ongi see, et kuna Windows on nii levinud, siis eriti just asutustes, siis väga paljud IT-inimesed läheksid nagu halliks, kui mitte hulluks, kui nad peaksid hakkama nagu midagi uuendama, mis praegu siiamaani käib automatiseeritud skriptidega ja seda kõik ümber kirjutada on selline töömaht, et ma ei kujuta ette, kuidas Microsoft seda osa lahendab. Ja mina ka seetõttu üldse ei usugi, et sealt kapoti all ka midagi väga muutub. Täpselt seesama põhjus Meelis, et neid kasutajaid on nii palju, aastatega on igaüks ehitanud oma mingid rohkem või vähem kipakaid, mingisuguseid asju sinna peale, on ju, mingid protsesse ja lahendusi ja automatiseeringuid ja tegelikult oleks ju hädasti vaja ja see ongi tegelikult MacOSi nagu selline eelis või Apple'i poolne vabadus, et nad võivad nagu julgelt nii-öelda oma vanadele asjadele kirve sellikele ju öelda, et nüüd aitab sellest, aga Microsoft ei saa Windowsiga seda lubada, kuna neil on seda legacy kasutajaid niivõrd palju taga, et Apple'i nagu seda probleemi ei ole. Ja ütleme, et McDonald'sil burgerite müüki lõpetada üle öö on nagu suhteliselt keeruline samm, on ju. Nad saavad isegi sellest peksa, et nad hakkasid seda võltsliha müüma, eks ole. Aga mulle tundub veel väga märkimisväärne. Parandage mind, kui ma eksin, kas see ei ole mitte esimene selline nii-öelda numbri update Windowsile, mis tuleb tasuta? Sest Windows 11, Windows 10 omanikele tuleb tasuta. No, Windows 10 oli ikka ka võimalik, oli selline nii-öelda see periood, kus sa said selle Windows 10 ka ilma maksmata, kui sul oli vana Windows litsents olemas. Ja nüüd Windows 11 on tegelikult 7 ja 8 pealt siis. Just, et Windows 11 on sama moodi, et see on tasuta, aga kõik arvutid ei pruugi seda toetada. Et Windows 10 oli palju laiemale baasile, on ju, aga Windows 11 on vaja uuemat arvutit. Ja kui siit me jõuan nüüd oma põhilise sellise konspiratsiooniteooriani, et ajalooliselt on ju olnud niimoodi, et Windows enamik kasutajaid nagu ei upgrade'i, kuna nad olid ka tasulised ja üleminekud ja nii edasi, vaid uus Windows väga paljudele tähendas põhjust osta uus arvuti. Kohe, eks. Ja nüüd, kui sa oled arvutitootja, siis ma söön oma mütsi ära, kui Windows 11 on sulle tasuta. Ei ole. Kui sa ikkagi tahad oma uue arvutiga poes panna Windowsi kaasa, on ju, oled sa, ma ei tea, Acer või Lenovo või Ordi või kes iganes, siis ma olen täiesti kindel, et sa pead Microsoftile maksma. Ja mul on teooria, et Microsoftil see, istusid oma Windows 10 peal ja ilmselt oli kõik tore, aga neil põhimõtteliselt on see selline marketing, turundussündmus selleks, et panna inimesed uusi arvuteid ostma või uuendama oma selliseid 5-6 aastat vanu arvuteid. Sest tegelikult mul ka käib, ma ei tea, 6-7 aasta vanune Windowsi arvuti. Ta pole mitte midagi häda. Mul ei ole ühtegi sisulist põhjust anda Microsoftile, ma arvan, veel aastaid, mitte ühtegi senti. Või seda nii-öelda uuendada ei tarkvara ega riistvara, mitte midagi. Ja ma kardan, et me tõesti
hakkame rääkima sellest riistvara nõuetest ja sellest Trusted Platform modulist, on ju, mis on seal põhiline pudelikael, et nad keerasid suhteliselt julma sellise vindi peale sellele asjale ja pigem on see Windows 11 toodud eesmärgiga jah, et me läheksime poodi ja vaataksime, et on vist aega arvutit vahetada. Ta võib olla küll, et see kasutab ära, ütleme seda trendi ka, et eriti viimasel aastal on see uute arvutite ost väga palju kiirenenud. Aeg, kuna nii palju kasutame kaugtööks arvuteid ja kaugõppeks, siis parem osta uus masin, et viime sellega kaasa siis uuema parema Windowsi. Jah, no see on nagu teine selline vastupidine argument on see, mida mina olen kuulnud mitmest kohast, mitmed arvamusi on see just, et kuna see osa, mida Microsoft saab nii-öelda kasutajate käest rahana üksikute Windows litsentsidega on täiesti olematu ja nende jaoks on oluliselt siis tähtsam või suurem osa sellest, mida maksavad firmad, kas arvutitootjad või corporate kliendid ja palju olulisem on nende jaoks see, et vähendada just kui me hakkame rääkima TPM-ist ja sellistest turvanõuetest siin, et visata seda vana legacy't välja, teha seda asja natuke turvalisemaks, sellepärast, et igasugused ransomware muud rünnakud on nii levinuks muutunud, et palju lihtsam on seda probleemi vähendada uuema platvormiga ja seda inimestel tasuta jagada on nagu natukenegi võimalik inimesi seda uuendama panna. Okei, meil on kohustus teha siia paus ja varsti jätkame. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja räägime korraks Windows 11 puhul ka sellest praktilisest infost, mida teil siis vaja teada. Nagu te kuulsite juba saate alguses, ta tuleb välja tarbijatele aasta lõpus, ilmselt kuskil november-detsember, võib-olla järgmise aasta alguses ja on tasuta. Teine väga oluline infopunkt, kui teil on praegu Windows 10, siis uuendus on tasuta. Aga mis arvutit on vaja selleks, et uut Windowsit peale panna? Ja need parameetrid on sellised, et ütleme esiteks teil on vaja protsessorit, mis on raske niimoodi ühe lausega kokku võtta, aga ütleme Inteli puhul siis on viimase 8. generatsiooni ja uuemad Intel Core protsessorid, et mis see tähendab, vaadake oma arvuti parameetrid, et kui ütleme siin on 4-5 aastat vana protsessor, ei pruugi olla see 8. põlvkonna oma, vaid on vanem, kuhu lihtsalt Windows 11 ei sobi, ütleb, et nõuded pole täidetud. 8. põlvkond Intelil tuli 2017 lõpus, 4 aastat kui siis. ma õigesti aru saan. et see sama läpakas, mille pealt mina praegu saadet teen, on samamoodi umbes sellest ajast ja see on, just vaatasin järgi, tegin selle testi, mis ütleb mulle, kas mul sobib 11 või mitte, sobib küll, et see on üks esimesi, mis selle 8. põlvkonna protsessoriga tuli. Ja AMD-l siis on Ryzen 2000. Just, sest et Windows 10 oli see, et ta oli hästi universaalne, ta sobis ikkagi nagu, see nagu laias muudatuse mõttes väga tähtis, et on võimalik väga suur osa vana versiooni peal opsüsteemi kasutajad uued üle tuua, et see üldine installibaas oleks väga üleüldine. Aga nüüd see tähendab ikkagi, see on siis mõned 3-4 aastat vanad arvutid, millel on selle põlvkonna protsessor, et see hakkab killustuma jälle, et Windows 11 ja 10 turuosad, need see vahetus saab olema päris pikki aastaid, enne kui 11 siis installibaas muutub selle 10-ga võrreldavaks või suuremaks, minu prognoos. Ja nii, et ma arvan, et lihtsustatud võib öelda, et kui su arvuti on enne 2018. aastat ostetud, siis vanem kui 3-4 aastat, siis on suhteliselt tõenäoline, et see uus Windows 11 sul käima ei lähe ja mina olen ikkagi veendunud, et seal kapoti all Windows 10 ja 11 vahe on väga väike, et see on väga nagu kuidagi hea märk või kosmeetiline. Kindel märk just ja ka, et see, ma arvan, et ma isegi ei saa aru nagu sisuliselt, et palju selle TPM versioon 2.0, me läheme nüüd väga keeruliseks, eks ole, sellise tava raadioeetri saate puhul, aga et ma ei ole üldse tehniliselt veendunud, et kui vajalik see käik üldse sellisel kujul nagu oli. Aga see selleks, ühesõnaga, Microsoft on teinud niimoodi, et kui see arvuti on vanem kui 4 aastat, siis Windows 11 seal ei käi.
praegustel andmetel. Selle ümber nagu tohutult segadust. Üks Microsofti inimene väidab Twitteris ühte, teine teist ja lõpuni kindel see ei ole, aga praegu pigem tundub niimoodi. Aga kui sul on uuem, no lähme edasi, mis siis saab sellest, et startmenü on keskel, sellest me juba rääkisime vist eelmises saates. Mis veel? Ütleme väga palju kosmeetikat, millest me rääkisime, siis on väga tugev integratsioon Teamsiga, saad siis videokõnesid alustada ja käivitada ja liituda igalt poolt, mis on muide märgiline selles mõttes, et Skype on nagu kadunud. Selles mõttes kadunud, et Skype kui bränd või see videokõne toode ei ole enam integreeritud osa Windowsist, sa saad seda installida, aga see ei tule kaasa Windows 11-ga. Et Teams on selle asemel ägedamad startmenüüd, widgetid, HDR automaatselt mängudes, mis võiks olla nagu oluline vahe. Ühte demo näidati, mis näitas, et see auto HDR mängudes on pildile ikkagi palju ilusam. Jah, või siis veel asju, kui ma vaatan siin edaspidi tulevad nii-öelda suured uuendused 1 kord aastas, seni vist tulid 2. Väidavad, et Windowsi uuendused iseenesest on 40% väiksemad. Windowsi kasutamine puuteekraanidel on uue kujundusega tehtud lihtsamaks ja mugavamaks. Mängudel oli veel asju, päris põnevana kõlab tehnoloogia Direct Storage, kus siis graafikakaart saab otse kirjutada kettale ehk SSD-le ja lugeda sealt mingisugused andmeid ilma, et protsessorit üldse vahele nagu pannakse, mis peaks tegema mängude laadimise teoreetiliselt kiiremaks. Ja kui ma lugesin seda uuenduste nimekirja ja vaatasin kõike seda, siis mulle nagu väga meenutab see ikkagi Apple'it. Et kapoti all ka OS X-id ju või need Mac OS-id, mis tulevad, nad on ikkagi väga sarnased. Ka ikkagi väga vähe tehakse seal ümber niimoodi korraga. Aastat, kui sa vaatad 3-4 aastaga, et jah, ikka on tehtud. Aga just, et need uuendused sellist elu mugavamaks tegemise ja ilusamaks tegemise asjad, et see on väga nagu Macilik. Ja selles mõttes ma arvan, et see tuleb, kui nad kapoti all ka väga midagi ei muuda, on ju, ja erinevalt Windows 8 kasutajaliidest täiesti ümber ei tee, siis ma ei tea, mulle tundub, et sellel on potentsiaali saada väga heaks Windowsiks sellel 11. Aga ta on pigem nagu selline, mida sa ei pane tähele. Mina juba praegu ei pane tähele oma arvutis seda Windowsi. Jah, et mulle tundub, et mõned asjad, mis siin 11. nüüd nagu vaikimise sees on neil olnud niimoodi katsefaasis juba pikemat aega, näiteks sama, küll mitte Windowsi nupuekraani keskele viimine, aga siis nende programmide ikoonide seal taskbari peal keskele viimine ja samuti siis Snapgrid või kuidas nad seda nimetasid. Jaa, see on muide huvitav uuendus, sest et mis on, mõlemad asjad on Microsofti PowerToys programmiga igal hetkel ka Windows 10 peal kasutatavad. Snapgridi mõte, et sul on suur monitor või mitu monitori, mis on väga levinud või siis X sellise kujuga monitorid, et tarkvara jätab meelde, kus sa viimati aknad olid, mis olid lahti ja avaneb samast kohast, mis väga toetab seda, et tänapäeval meil on üha rohkem ekraanipinde. Ja et seda Snapgridi sai kasutada või väga sarnast asja sai kasutada 10 peal siis PowerToysiga samamoodi, mul on see hetkel aktiivne ja mulle tundubki, et see ongi see, et nad kõigepealt nagu lasevad power useritele, kellele sellised asjad meeldivad nagu ära testida, kas see töötab korralikult ja siis lõpuks panevad selle omale kuskile uuete Windowsi sisse, eks ole. Ja muide, meil on see lõik hakkab nüüd ka kohe läbi saama meil see pool saatest, aga saab näha, see kõik paistab väga sedamoodi, et Windows nagu 11 ja 12 vahe saab olema palju väiksem kui oli 10 ja 11 vahe. Ma ei välista, et nad kord aastas hakkavadki tooma umbes järgmise versiooninumbriga Windowsi, kes neid teab. Aga nüüd alus selleks tundub olevat loodud, aga me ei saa sellest rohkem edasi rääkida, sest me lähme minema pausile ja oleme kohe tagasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb nüüd edasi ja räägime edasi hoopis ühest ambitsioonikast plaanist, mida üks väike riik Balti mere ääres tahab teha, et oma e-riiki tugevdada ja uuele põlvkonnale anda veel paremat tuge, et e-ühiskonnas hakkama saada, aga see riik ei ole mitte Eesti. Me oleme harjunud, et Eesti on ikkagi sellest e-asjanduses kõigist parem ja kõigist ees, aga tegelikult Lätis on sündimas üks selline ambitsioonikas plaan. Nimelt lühidalt kokkuvõttes on Läti alustanud sellist haridusprojekti, millega tagatakse, et kõigile õpilastele õpetajatel on olemas
arvutid, et vajadusel teha kaugõpet ja lisaks arvutitele arendatakse ka sellist siis vabalevis ringlevaid õppematerjale, mida isegi jagatakse mitte üle interneti, vaid lausa vabalevis üle televisiooni. Ehk päris selline ambitsioonikas plaan ja lähenemine sellele, kui mõelda, et eelmine aasta, kui pandeemia tuli ja kogu plaanid läksid tuksi ja hakati väga selliselt põlve otsas igal pool nokitsema kaugõppe tehnoloogia lahendustega, siis Läti on kuidagi võtnud selle nagu õppetunni ja selle pealt ühe mastaapse plaani tööle pannud. Mulle tundub see kihvt. Seal on ikka, eks ole, plaani osa on see, et tuhandete ja tuhandete kaupa ostetakse nii õpetajatele kui õpilastele arvuteid ja et see meenutas mulle väga palju Eesti tiigrihüppe algust, mis oli ütleme 90-ndate keskel on ju, kui 96 ta läks käima, et siis või isegi tegelikult 95 nii-öelda see idee käidi välja, et siis see kõige esmane tiigrihüppe idee, mida Toomas Hendrik Ilves ühes intervjuus, ta oli siis suursaadik USA-s, tema siis selles ühes intervjuus tutvustas seda, siis see kõige esmane plaan oligi osta igale Eesti kooliõpilasele arvuti. See oli see nagu kõige lihtsam esimene tiigrihüppe nagu mõte ja seal oli omaette veel arvutused, et kui palju see maksma läheb ja palju see tagasi toob, aga siis, kui seda päriselt tegema hakati, siis selleks ametlikuks esimeseks eesmärgiks sai internetiühendus igasse Eesti kooli, mis oli mõnes mõttes nagu siis teise taseme eesmärk, et selleks, et igas koolis Eestimaal saaks olla internetiühendus, peab seal olema ka arvuteid ja siis sai nagu 2 ühe hoobiga ja tegelikult siis nagu kolmandaks 2000-ndate esimeses pooles muutus tiigrihüppe eesmärk kardinaalselt ja kogu see rõhk läks palju enam sisu peale. Sisu ehk siis õppe ja igasugused tarkvarad, koolitused ja see, et arvuti muutuks nagu koolitunnis igapäevaseks asjaks, et see ei ole mingi suur sündmus, et täna võttis õpetaja lapsed, läks arvutiklassi, vaid et arvuti oleks kogu aeg olemas ja õppetöö nagu normaalne osa. Ja selleks oli, ma arvan, mis oli Eesti nagu tiigrihüppe kõige suurem saavutus, oli tegelikult see, et peaaegu kõik Eesti õpetajad läbisid arvutikoolituse. Ja selle oli veel vaata maailma, mäletaks vist tegelesid ka sellega, aga igatahes tiigrihüppe raames ja oli see aastaid kestis ja tänu sellele muutus, me kasvatasime üles terved põlvkonnad uusi õpilasi olukorras, kus õpetajad olid arvutiga sõbrad ja oli tekkinud selline progressiivselt mõtlevate pedagoogide võrgustik. Ehk kui ma seda Läti asja nagu vaatan, siis ma mäletan tollal ka neid arutelusid, et Eestis on olnud arutelu, et ostame kõigile arvutid ja siis oli ka arutelu, et ostame kõigile tahvelarvutid, paneme kotti, et neid aegalt nagu käib läbi, aga mulle tundub, et selle asja iva ei ole seal, et ostame kõigile arvutid, vaid see on üks vahend ja see iva peab olema sisus. Et ma loodan, et lätlased jõuavad ka nagu selle sisuni, sest muidu nad on varsti väga kurvad, sest arvutid on katkised ja vanad ja siis tuleb osta uued arvutid. Meie oleme seda ju näinud siin omast käest, et nagu sa räägid, algas nagu suure pauguga pihta, aga praeguseks on see tiiger ikka väga, väga katki ja lonkab kõvasti, et kahjuks on see hea üritus väga, väga pidurdama jäänud ja vaadates, mis praegu e-kooliga toimub või muud õppematerjalid, kus põhimõtteliselt haridussektor on võetud mingisuguste firmade pantvangi põhimõtteliselt, eks ole, kes lihtsalt tõstavad hindu ja käsevad, poovad ja lasevad, siis see ei saa niimoodi jätkuda ka meil, et midagi peab ette võtma ka siin. Ja meil on see tase vist hästi ebaühtlane, nii palju kui ma olen aru saanud, et õpetajal on päris suur vabadus valida, milliseid ka õppekeskkondi ja igasuguseid asju ta tahab kasutada, aga ta ei pea. Ja siis koroona ajal oli selgelt näha, et mõnes koolis õpetajad võimlesid ennast ribadeks selle nimel, et lastel oleks kogu aeg just huvitavaid uusi mingid mänge ja interaktiivseid asju tuli ja mitte üldse Eesti teenustest. On igasugu muud .com'id, mida õpetajad kasutavad. Ja siis mõnes koolis õpetajad saatsid põhimõtteliselt mingid PDF, et trükkige välja ja täitke, lastele on ju, et täitke ära. Et see tase oli hästi ebaühtlane. Jah, ja tegelikult see on see väga suur väljakutse, et mõnes mõttes tunduda see, et ostame lastele arvutit, siuke natuke lahtisest uksest sisse murdmine tänapäeval, kus väga paljudel on arvuti, aga ma ei kritiseeri, ma ütlen ikkagi on hea, kui 100% on kaugõppe ajal, et see vahend on olemas. Lõpuks on see põhiprobleem ikkagi selles, et need õppematerjalid, see õppekeskkond oleks eestikeelne ja mitte,
et see on hästi raske probleem, ma ei tea seda lahendust, aga ma ütlen, et kui tehakse selline, et ühekordse nagu lööktöö projekti raames teeme vinged asjad valmis, siis see tegelikult ei ole noh, see on ka kohmakas sõna, aga see ei ole jätkusuutlik sellepärast, et sa pead kogu aeg edasi arendama on ju seda. Ja kui selles minul oleks täpselt samal põhjusel, mida Meelis väga õigesti ütles, et Eesti on nii väike riik, et mul tõuseks ihukarvad püsti, kui me hakkaks arendama mingit riigi raha eest, mingit ühte õppe, ma ei tea, mingit keskkonda, kus kõik asjad on olemas. See lõpebki täpselt samamoodi uuesti, et on, ma ei tea, 1 või 2 firmat on ju, kes sisuliselt monopoliseerivad selle turu enda jaoks ära ja noh, ma võiksin ka tõmmata paralleeli selle sama mobiil-ID peale on ju, et siis sa lõpuks oledki nendega ja muud varianti sul ei ole, et mõnes mõttes see, kui meil on kasutusel paralleelselt mingid Google Classroomid ja CISO-d ja e-koolid ja opikud ja ma ei tea, anti-nine math'id ja mis iganes asjad meil on ju. Et see, et meil on valikuvabadust, ma arvan, tegelikult on hea. See teeb küll raskemaks selle või seda suurendab seda kihistumist, et mõni õpetaja teeb ja mõni ei tee, aga vähemasti me ei ole kellegi nagu sunnitult nagu kellegi lõa otsas. No võt, siin on mitme osaga asi, et ühtepidi on see, et kuidagi peab nagu haridusministeerium või kes iganes sellega tegeleb, siis välja töötama ikka mingid standardid, et see haridustase peab olema ühtlane ja vastama mingisugusele kvaliteedileks. Kuidas see saavutatakse, on see omaette küsimus. Ja teine asi ongi see, et need firmad, kellega lepingud sõlmitakse lõpuks, siis nendega ei tohi juhtuda nii, et nagu siin just hiljuti ma lugesin, et mingisugune õppematerjali tootja tõstis oma hindu üle 4 korda ja midagi muud teha ei saa, ainult neid kasutada. No just, see on selle vaba turu miinus, et sa ühel hetkel su eelarve enam ei sobi, sellepärast, et vabal turul keegi müüb seda kallimalt, aga ainukene lootus on konkurents, et konkurentsi puhul sa ei saa nüüd hindu tõsta. Ja kui sa teed ühe riikliku süsteemi, mida kõik koolid peavad kasutama, siis konkurentsi ei saa tekkida jällegi. Ja vastupidi, et kuna meil on nii väiksed, siis kui sa tegid konkurentsi, siis juhtub see, et iga tükike sellest pirukust on piisavalt väike, et keegi viitsi selle arendusega tegeleda. See tasu ära. Ja ka Eesti näitel ma just tahaks rõhutada, kui ma läti keelt oskaks, ma võiks seda siin läti keeles öelda eetris, et ikkagi panustamine õpetajate koolitusse ja mingite selliste võrgustike ja tekkele ja mõtteviisi muutusele pedagoogide seas, sellise kaasaegse mõtteviisi levitamisele, et see on palju keerulisem, aga tõenäoliselt pikas perspektiivis palju tulemuslikum kui ka riiklikult mingite õppevideote tellimine, sest need tulevad ja lähevad ja vananevad, aga ikkagi nagu väga hästi välja koolitatud inimesed jäävad ja annavad seda teadmist veel teistelegi edasi. Et see oli, ma arvan, miski, mida Eesti ikkagi tegi tol hetkel väga õigesti ja loodetavasti lätlased teevad ka ja kõik teisedki. Selge, meie läheme nüüd siit aga väiksele pausile. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja räägime nüüd intsidendist, mis on õpetlik, aga paljudele ka ülimalt kurb kindlasti. See räägib välistest kõvakettastest, kui huvitav teema see saab olla, aga see on juba huvitav teema. Aga saab tõesti. Tegu on siis Western Digital ehk VD tootega MyBook Live. Ma isegi tean inimesi, kes on oma elu sinna seadmesse pannud, perepildid ja asjad ja see on siuke efektiivne väline kõvaketas, millelt ei tule lihtsalt USB juhe arvuti külge, vaid ka võrgujuhe, saab panna ruuteri taha näiteks. Ja tänu sellele on ta interneti ühendatud nagu selline kõvaketas, kus saad siis ligi näiteks kodust igast võrgust. Igast arvutist koduvõrgust selle kettal olevat faildeni. Ja juhtus selle seadmega selline asi, et järjest üle maailma inimesed hakkasid teatama, et nende VD MyBook Live ketastelt on kõik andmed kadunud. Ja kadunud on nii mõnel juhtumil lihtsalt kogu ketast tühjaks tehtuna, mõnel puhul on alles nagu kataloogi puu, struktuur, lihtsalt on kadunud selle kataloogi seest kõik failid. Ja intsident on piisavalt tõsine, et Western Digital teatas, et kellel iganes see veel ketas on kodus, see muide veel tootmisest maas, et seda enam nagu aktiivselt ei müüda, aga ikkagi väga laialt kasutusel, siis tõmmake ta internetist välja, ärge hoita teda võrgus. Et tegu võib olla mingisuguse kas viiruse, pahavara või rünnakuga. Ja oligi,
nagu nii palju, kui ma olen aru saanud, siis sealt leiti turvaauk, aga mitte eile ei leitud, vaid leiti 3 aastat tagasi. Ja need, kes leidsid, andsid sellele firmale, mis on maailma üks suuremaid kõvaketta tootjaid. See ei ole, eks ole, mingi tundmatu Hiina putka, mis täna on, homme ei ole. See on maailma üks suuremaid selle ala firmasid. Ja sellele anti teada, et kuulge, et teil on kriitiline turvaauk, mis on nagu 10 aastat teie erinevates toodetes olnud, et näete. Ja siis selle peale see firma teatas, et jah, aga meie nüüd, et need on nii vanad mudelid, et meie nüüd juba alates aastast 2015 sinna uut tarkvara ei tee, et need ei ole toetatud ja seetõttu me neid ka korda ei tee. Noh, aga selgub, et interneti ühendatud kõvaketas ei ole aastate jooksul, eks ole, nii palju arenenud, me jõuame tagasi sinna Windowsi jutu juurde, et sul üleüldse oleks olnud põhjust seda väga välja vahetada. See on mingi kast, kus on andmed sees ja mis tiksub nurgas kuskil garderoobis või garaažis internetiühenduse küljes. Ja loomulikult ka tuhanded ja tuhanded inimesed, ma ei tea, võib-olla 10 või 100 000 ei vahetanudki seda välja. Ja niimoodi ta siis tiksus kuni 3 aastat hiljem, mingisugune nupumees nüüd siis leidis, et okei, kasutaks siis nüüd seda turvanurkust ära. Ja selleks ei ole vaja mitte midagi muud, kui teada lihtsalt selle boksi IP aadressi. Või võib ka juhuslikult proovida, et lihtsalt läbi interneti põhimõtteliselt jätta inimesed oma failidest ilma. Ja see on täiesti ühest küljest väga õpetlik on ju, et kui sul on kast kuskil, mis iganes kast, mis on internetis ja mille tarkvara ei ole viimased, ütleme, paar aastat uuendatud, siis ole hea, võta see kast internetist ära ja ära selle kastiga enam mitte mingit tegemist tee. Jah, selles mõttes sa võtsid väga hästi selle moraali kokku, et ma juba lugesin väga tõsiseid kommentaare, mis on tõsiusklikult ütlevad, et ei tohi interneti ühendada mingeid asju, siuksed nagu kettaid ja üldse pole vaja ja see on väga ohtlik ja kogu see asjade internet on väga jama, et ärge tõsised kommentaarid. Ja teistpidi jällegi, kui me nii võtaksime hästi puritaanlikult, siis me ei teeks oma elu üli ebamugavaks, eks. Eks see on nagu hea kompromiss, et kui sul on interneti ühendatud midagi, mida tootja enam ei toeta, turvapaiku ei väljasta ja ei uuenda tarkvara, siis ta on nagu toksiline. Ja tegelikult ikkagi nii suure firma poolt see on ka ikka uskumatu ülbus, et me ei toeta enam tarkvara, ongi kõik head aega, et vaata, kusjuures, kui need asjad on internetis, nad teavad ju väga täpselt. Ma usun küll vähemasti, ei ole võimalik, et nad ei tea mitu tükki neid parasjagu veel nii-öelda elus internetis on. Nad peavad seda numbrit teadma. Ja need ei, ma tea, see on kriminaalne, ma ütleks. On ja tegelikult sellepärast ju päris mitmed riigid üritavadki ikkagi luua seadusandlust, mis kohustaks selliste firmade toodetel näiteks vaikimisi parooli muutmise või vaikimisi parooli kasutamise võimatuks tegemist ja kohustuslik vaikimisi turvauuendusi vähemalt mingisuguse perioodi juures, mis oleks pikem kui garantiiaeg kui 2 aastat. Nii et tegelikult see on nagu mõistlik, aga samas ma saan ka aru, et ilmselgelt see tõstab ka need toodete hinda päris kõvasti. Ja siia juurde võiks see nagu käia tegelikult palju, nagu me näeme võib-olla mingite mänguasjade või sellist füüsiliste toodete puhul on tagasikutsumine, kui avastatakse, et mingi mänguasi on ohtlik või mingi muu toode on ju. Siis tegelikult ka sellisel puhul, kui sul on nagu väga laialt levinud toode, mida tootja ei jõua enam toetada, sellegi poolest peaks ta sellise vea, nagu antud juhul oli näha, et see on nagu siis ründaja võis käivitada koodi selles kettakastis üle interneti, mis on nagu väga tõsine viga. Sellise vea teadmise puhul võiks nagu algatada kas tagasikutsumise või siis vähemalt öelda ennetavalt, et kuulge, see on väga ohtlik. No sellisel juhul peakski olema võimalik samamoodi nagu telefonidega, et kui leitakse ülikriitiline viga, siis nii Apple kui Google saavad tegelikult selle jõuga peale lasta sinna turvauuenduseks. Et see Microsoft saab Windowsiga samamoodi teha. Et ma usun, et see peaks olema kohustuslik nagu kõigile sellistele seadmete tootjatele. Ja, meil on veel mõned minutid aega. Hans, räägi siis meile, sa oled kokku arvutanud, palju internet elektrit võtab? Internet ei võta üldse eriti palju elektrit, see on üks selline kokkuvõte. Õigemini tegelikult õppetund on selles, et kas on roheline või mitte roheline kasutada interneti ja paljud inimesed tõsiusklikult arvavad, et ja tahavad käituda keskkonnateadlikult, et mida vähem me kasutame sellist kõrglahutusega videot vaatame ja kasutame e-teenuseid, seda parem see on planeedile. Ja see on üldse irooniline ja ma arvan, et siiralt inimesed tahavad head ja levinud on selline liikumine, et ärme vaata UHD või 4K versioonis Netflixi või ärme tee videokõnest. Inimesed tõsiselt arvavad seda ja see on üsnagi laialt levinud. Aga 2 teadlast võtsid veel kokku siis selle,
mis on reaalne keskkonna jälg sellisel interneti kasutusel ja mis on eksiarvamused. Ja eksiarvamus on see, et nad analüüsisid 2 suure telekomi liiklust, Telefonica ja Cogent, mis siis pandeemia ajal suurenes kuskil poole võrra, 45% lausa andmete nagu liiklusmaht, aga energiatarve ei suurenenud. Ehk siis moraal on selles, et lihtsalt andmekeskused juba töötavad, juba on väga efektiivsed ja see, kui me andmekeskuse kaudu liigutame vähem andmeid läbi, siis tegelikult see energiatarvet kuidagi ei mõjuta, et võib rahulikult magada öösel, kui sa oled videokoosolekut pidanud. Aga kuidas see võimalik on ikkagi, ma ei saa päris täpselt aru. Et millele see energia siis täna kulub või see tühi energia? Igaks juhuks ei käita nad seal ju mingid kettaid või käitavad siis? No ilmselt on ikkagi see, et see valmisolek mahtuda suurendades lisariistvara käima lükata juba olemas, et seda ei minda siis juurde ehitama või lisama, vaid tegelikult on need ehitatud piisavalt efektiivselt, et see nagu täiendav liikluse maht ei mõjuta selle kogu andmekeskuse tööd. Et me räägime liiklusest ja üks väga huvitav uuring, mis võttis selle kokku, et näiteks me peame videokoosolekut või vaatame Netflixi filmi, mis on nagu ligi 90% energiakulust tuleb sinu seadmest, et kui suur on su telekas seina peale, see võtab elektrit. Palju andmekeskusest tuleb andmeid ja kui palju liigub sinuni, mis kvaliteedis, see on alla 10% väga nagu marginaalne, et tegelikult sinu tarbimine mõjutab keskkond, et kui tihti suue teleka ostad ja kui suur ta on ja mis elektrit su majapidamine kasutab. Aga mitte see, et mida sa internetis teed. No siis kasutame ka rõmsalt edasi või? Ma muide... Paratamatult. Ja, ma olen avastanud nüüd siin, kuna Telia lülitas ju iPhone'il 5G sisse, siis väga tihti ma näen oma telefonil seda 5G ikooni. Ja ma ei tea, kas need kiirused on halvemad või paremad, aga ma olen paar korda speedtesti jooksutanud ja ütleme nii, et kiirused on vähemasti muljet avaldavad, et mitusada megabitti näitab ta mulle allalaadimist. Nad küll, ma saan aru, et nad on lihtsalt ka uuendanud neid tugijaamu või võimsust lisanud nendes koos selle 5G-ga, et 5G täna ise ei ole väga suur nagu kiiruse kasvu allikas. Aga mis ma tahtsin öelda, et väga mõnus on ikkagi vaadata seda ikooni ja saada aru, et kõik need asjad, mida, et tegelikult tõenäoliselt see 5G hakkab muutma veelgi nagu inimeste harjumusi ja hakkab muutma selles mõttes, et kui ma olen, ma ei tea, koosolekule hiljaks jäämas või kontorisse hiljaks jäämas selleks, et osaleda virtuaalkoosolekul, siis ma tõmbangi selle telefoni või arvuti kuskilt seljakotist välja kas või keset parki ja liitun koosolekuga. Et see sama COVID-i aeg, ma arvan, hüppeliselt kasvatas ka inimeste tulevast nõudlust igasuguste selliste tehnoloogiate järele ja selliste võimaluste järele. Ja lõppkokkuvõttes, ja ma ei tea, võib-olla ma olen liiga vana, aga ma nüüd räägin nagu mingi V12 mootorite fänn, et aga ma ei oska ennast vähemasti praegu selle eest kuidagi halvasti tunda, et pargis Teamsi koosolek. Halvasti peagi tundma, aga mina vastupidi ei näe jätkuvalt vajadust, miks mul on praegu 5G-d vaja. Samamoodi ma tegelikult ei näinud päris pikalt, miks mul oli 4G-d vaja. Ja, hakkad nägema. Seni, kuni Elisa mind jõuga sinna surus. Ja ütleme nii, et loomulikult ühel hetkel muutuvad need kiirused ja asjad paremaks, kui ta eelmise tehnoloogil oli, aga see võtab reeglina aasta, 2, 3, 4 aega, eks ole. Et ühel hetkel me oleme kõik 5G-s, aga sinna joosta tingimata ei ole mõtet. Aga näete, meie saame seda saadet teha, meie töö ongi elada aastas 2025 ja seda me siin teeme, aga meie saade on tänaseks läbi. Aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.